lihtsalt otse publikusse. Hakkama ei saa, et siis tuleb ema ja võtab arvutit käest üle, sellest ei saa üle sõita. No saab. No. Rääkige meile umbes 30 sekundiga, mis on folk race? Kas ta on pigem selline võistlussport, tehnoloogiaga seotud või kuidas need nagu ühendatud omavahel on? No, ütleme, folk race, meie korraldame folk race'i võistlust, mille peamine siis võistlusala ongi folk race, kus robotid peavad siis 3 minuti jooksul võimalikult palju ringe kinnisel rajal sõitma. Laua peal on üks võistlusrobot näha ka, mis siis autonoomselt ise üritab seinu vältida ja teisi roboteid ka, kes raja peal on. Et raja peal on mitu robotit korraga ja siis võidab see, kes kõige rohkem ringe saab. Kas ta siis sõidab programmi järgi või keegi juhib teda samal ajal? Nad sõidavad kõik autonoomselt. Okei. Ise peavad aru saama, kus on mingid takistused ja nendest mööda siis sõitma. Kas see ongi siis see, mis teeb selle nagu eriliseks võrreldes mingite teiste robotivõistlustega? Jah, eriliseks teeb ta just see, et võistlusraja peal on korraga mitu robotit ja sa ei tea kunagi, kuidas nad käituda võivad. Ehk siis iga raund on totaalselt eriline, et sul ei ole kunagi seda, et kõik robotid sõidaksid samamoodi või jälgiksid sama trajektoori. Saavad erinevates kohtades kokku, tekivad kokkupõrked ja nii edasi, nii edasi. Okei. Kus see mõte üldse tuli? Miks ta tegema hakkasid või kust just see folk race ja nimi näiteks? Folk race'i nimi tuli just sellest, et me ise tegelesime tollel hetkel peamiselt folk race'i võistlusalaga, et käisime ise enda robotitega võistlemas ja mina vist alustasin folk race'il võistlemist 2016 või isegi varem. Ehk siis üsna pikalt juba tegelenud sellega, aga jah, ma ei teagi. Kogu see nende võistluse korraldamise vajadus tuli ka sellest, et Eestis oli hästi vähe nagu folk race'i võistlusi, et pigem tegelikult igas mingi isumode või mingite selliste nende asjadega. Ja siis mõtlesime, et okei, aga tahaks ise ka kuskil võistelda, siis peadki ise endale võistluse tegema selle jaoks. Kuidas te üldse sellise alani jõudsite üleüldiselt robootikani? On see siuke pikemaajaline huvi olnud või? Mina võtsin 10 aastat hooga. Kunagi ei tekkinud ühtegi võimalust, kus saaks kas mõne ringiga liituda niimoodi. Ja siis ma võtsingi tegelikult üldse robootikani alles ülikoolis. Ja siis kui ma liitusin TalTechis robotiklubiga. Okei. Mina alustasin robootikaga üsna varakult vist, 4. klassis. Siis ma tegelesin veel Lego robotitega, sealt sai käidud FLL-il, muudel pisematel võistlusteks, mis nüüdseks koroona tõttu on välja surnud. Vahepeal sai käidud ka välismaa võistlustel, aga need on muutunud kaugemateks, ehk siis kui varem toimusid Euroopas, siis need on kolinud nüüd kaugemale Hiinasse ja mujale, kuhu on üsna raske robotitega kohale ise reisida. Okei. Kas te ütleksite, et see on pigem Eestis siuke populaarsem sport või on see populaarsemaks muutumas või pigem on selline, et sa pead teadma siuke niši asi rohkem? Suures pildis on pigem küll nagu niši asi, aga võrreldes igas riigis on mingi ka nagu robootikala, mis on populaarsem ja mis on nagu vähem populaarsem, siis see on Eestis pigem ikkagi üks populaarsemaid alasid. Aga kui me räägime kogukonnast kui sellisest folk race'i kogukond, siis kui suur see näiteks Eestis on? Oskate te öelda või kui palju inimesi sellega reaalselt tegeleb? Ma arvaks, et võiks ikka selline 100-150 inimest kokku tulla. Et see nagu väga suur ei ole, et aga ikkagi vaikselt tekib meid juurde iga aastaga. Ta pigem on siis siuke kasvav. Kui võistlustel näiteks mõelda, siis esimesel korral meil tuli 80 inimest kokku, pool aastat hiljem tuli juba 130 inimest. Nüüd me tahaks loota, et äkki järgmisel aastal võiks ikkagi üle 200 võistleja juba saada. No, lootust on. Ja. Mis on kõige siuke huvitavam või naljakam asi, mis on võistlustel juhtunud või selline, kus, ma ei tea, robot teeb midagi sellist, et mis oli täiesti out of nowhere ja väga üllatav, et ei osanud seda küll ette näha, et midagi siukest võib juhtuda.
on teil mõni sihuke kogemus? kui me nüüd ise käisime hiljuti Leedus võistlemas, siis seal oli mitmeid kordi, kus me Läti robotitega vastu võisteldes sõitsime omavahel ninapidi kokku ja siis näiteks kui 2 robotit said silla peal kokku, siis võitis see või nii-öelda sai paremini mööda sõita see robot, kes teise eest ära lükkas. Meie robot oli natuke tugevam, lükkas teise roboti sillalt alla ja siis teine robot kukkus tagurpidi ja siis see oli selline huvitav vaatepilt. Samas on meil juhtunud ka seda, et robot sõidab nii kiirelt, et ta sõidab silla peale ja sillast alla sõites ta kasutab seda justkui hüpekat, aga silla all olid takistused, erinevad klotsid, mingid lahtised materjalid ja siis ta maandus klotside otsa ja jäi sinna peale kinni. Et see ei ole selline asi, mida me tavaliselt nagu ette näeme, et tavaliselt me oleme siiski nagu ettevalmistunud, et meie robot sõidab takistustest läbi, aga see, et ta nende otsa niimoodi kinni jääks, seda tavaliselt nagu ette ei arvesta. Praegu tagantjärgi mõelda on väga tore seal kohapeal seda vaadata, oli ikka päris ahastus, et see robot on ette nähtud lükkama kõik asja modellt ära ja siis ta istub vähe klotsi otsas kinni lihtsalt. Aga mis on need põhilised asjad, mida te siis seda programmeerides talle nii-öelda ütlema peate või tegema peate, et kuidas ta aru saab, et ta peaks oskama umbes selliste takistustega hakkama saada, kas need rajad on kuidagi kõik enam-vähem sarnased või kuna reeglid on samad, siis nii-öelda me enam-vähem teame ette, mis võiks takistuste suurused olla, et kõik kasutavad neid küll nagu erinevalt, et neid variatsioone on suht palju, aga suures pildis meil on ikkagi nagu teada, et me saame ka arvestada, et kui need on mingid madalamad takistused, siis need teed oma roboti natuke tugevama ja siis sa lükkadki need lihtsalt eest ära ja siis kõrgemate takistuste puhul nagu õnneks pigem nagu koodi küsimus ka, et saad nagu lihtsamalt ja raskemalt, et lihtsamad variandid ongi lihtsalt, et vaata, kui miski on ees, siis vaata, äkki kõrval ei ole stiilis. Ja siis muidugi juba need keerulisemad lahendused lähevad nagu täppisteadustasemele. Jah, me enamasti enda roboti peale oleme lahendanud selliselt, et kui on hästi madalad takistused, siis me tõstamegi andurit kõrgemale, eks meie robot lihtsalt neid madalaid takistusi ei näegi. Ja siis tal on täiesti ükskõik, kas seal on miskit või tal ei ole seal mingeid takistusi ja siis ta lihtsalt sõidab sealt läbi. Kõrgemate takistustega, siis kui ta näeb takistust, siis ta vaatab, kus rohkem ruumi on, keerab sinna poole ja sõidab sealt kaudu edasi. Okay. Kas teil on midagi, mis tekitab selle juures nagu niisugust hasarti või seda närvikõdi, et mis teid nagu selle juures paelub, et miks te selle alaga just tegelete või miks see teile meeldib? Seal on mingil määral võib-olla rohkem variatsiooni, et kuna neid võistlusi on väga palju nagu erinevaid, et näiteks mingites pead ühte nagu joont jälgides läbima mingi raja võimalikult kiiresti niimoodi, siis seal nagu sa võistled nagu üksi mingil määral iseendaga, et lihtsalt saada see maksimaalselt nagu hea tulemus, aga folklassi teebki just põnevaks, et kuna sul on teised robotid, sa kunagi ei tea, kes suga seal nagu koos nii-öelda nagu võistleb ja seda kõike just robot võib väga hästi sõita nagu üksi rajal ja siis sa paned teised robotid sinna, sealt ei tule nagu mitte midagi, et tänu selle tekib see mingi põnevus, et hästi palju asju, millega sa ei saa nagu ette arvestada. Jah, tavaliselt ongi seesama, mis Johanna rääkis, et kui mitu robotit on korraga, siis sa ei tea kunagi, mis tegelikult tulemas on. Et mõnikord kõik sõiduvad perfektselt õiget pidi ringe, väga suurt actionit ei olegi tulemas, et sõidetakse rahulikult üksteisest mööda, aga põnevaks läheb siis, kui näiteks üks robot otsustab otsa ringi keerata, hakkab tagurpidi ringe sõitma. Ja see on iga ring see selline närvikõdi, et kas nad nüüd sõidavad kokku või kas keegi sõidab nüüd parasjagu seina või mis nüüd juhtuma hakkab, et kas sõidetakse omavahel kokku ja siis mõlemad hakkavad nüüd tagurpidi ringe sõitma või sõidetakse edaspidi, et iga võistlus ja raund on totaalselt erinevad. Ja mõnes kohas on see rada ka hästi tehniline, et sa tead, et ta sõidab ilusti ainult siis, kui ta võtab mingi trajektoori õigest kohast ja siis sa hoiad hinge kinni iga kord, et kas ta nagu saab sinna trajektoorile õigest kohast või kui sa teadki juba, et pekkis, et läks mingi kurv valesti, siis sealt nagu ega mingit head tulemust enam edasi ei tule. Või kui jah, mõni teine robot tuleb täpselt sellele õigele trajektoori punktile ette, sinu robot sõidab valesti, aga teine sõidab perfektselt edasi, et nad ei pea isegi omavahel kokku põrkama tehniliselt rajal, et see närvikõdi on iga kord sõltuvalt võistlusest ja raja konfiguratsioonist, sest igal võistlusel on natukene see erinev. Aga kui meil on praegu kuulajate seas näiteks keegi, kes tunneb sellest huvi,
aga ei tea mitte midagi, siis kust üldse alustama peaks? kõige lihtsam oleks ilmselt leida siis mõni huvikool. Tegelikult väga paljudes üldhariduskoolides on ka robootikaringid tegelikult olemas, et ilmselt kõige lihtsam olekski siis veel kooliõpilane hakatagi vaatama, et kas koolis või siis kohalikus omavalitsuses on mingid võimalused. Ja siis, kui ollakse juba ülikoolis või isegi veel vanemad, siis kõige lihtsam oleks ilmselt ülikoolide poole pöörduda, sest Tallinna Tehnikakõrgkoolis on olemas robootikaring ja samamoodi on ka TalTechis olemas. Ja Tartus tegeletakse küll vist otseselt, siis väga folkrace'i nii palju ei tehta, aga samas ka seal on olemas võimalused sellega tegelemiseks. Kas see nõuab ka näiteks mingeid eelteadmisi või täiesti nullist tulla ja hakata tegema? Et ei, kui ma näiteks tahan liituda, siis ma ei pea oskama programmeerida alguses, et saab käigu pealt õppida näiteks? Täitsa nullist saab ka kindlasti alustada, siis on võib-olla lihtsam otsida mõni kursus, sest näiteks TalTechis me teemegi ise klubiga nagu kursust, mille eesmärk ongi, et sa 8 nädalat käid siis 2 korda nädalas õhtuti meil seal tunnis kohal ja 8 nädala pärast on sul olemas robot, millega saadki võistlema minna. Päris hea. Ja sinna tullakse meil ka kõikidest nagu erinevatest valdkondadest, et me õpetame kõikidest nii-öelda siis nii programmeerimisest, elektroonikast kui mehaanikast nagu piisava baasi, et sa saaksid ise selle pealt siis nagu edasi õppida. Kas uued võetakse pigem hästi vastu või kuidas te nagu uutesse tulijatesse suhtute, et eks ma tahaks öelda, et ajas on kindlasti paremaks läinud, et veel nii 10 aastat tagasi oli väga tugevalt poiste teema, kus sinna siseneda oli täpselt selline, et kuule, mis sa nüüd ajad, et nagu ei ole meil kohti, aga ma tahaks öelda, et nüüd on see kindlasti muutunud ja nüüd võetakse väga positiivselt vastu nagu kõiki. Ja et ei ole ka enam seda nii suurt nagu vahet, et ei no muidugi poisid tegelevad rohkem nagu robootikaga, aga tüdrukud tulevad meile sinna ja teevad väga hästi ja neil on ka nagu tore ja võetakse nagu ilusti vastu. Samamoodi me oleme ka siin enda võistlusel just implementeerinud erinevaid võistlusklasse, et me ei ole just vanusega ära piiranud, et hästi paljud võistlused teevad seda, et nad panevad, et ma ei tea, kuni 16 aastat on üks võistlusklass, 16 kuni 21 on teine võistlusklass ja sealt edasi on näiteks 3. Me oleme just vastupidi, et teinud, et Lego ja igasugused muud M-botid, platvormid, kõik lähevad ühe kategooria alla. Ja nendega alustatakse tihtilugu, et see on see nende esimene samm just sealt. Siis on alustajatele on eraldi grupp, kus sul ongi lihtsamad robotid, mida sa võid, kogenumad võib-olla ehitavad 1 nädalavahetusega valmis, kui sa ei ole nii kogenud, siis läheb 2 nädalavahetust või 2 kuud. Ja siis on keerulisemad robotid, mis ei saagi kunagi valmis. Et neid võibki jääda lõpmatuseni arendama sõltuvalt selle nii-öelda lõppeesmärgist. Seda meil on hea näide näiteks, et kui me hakkasimegi üritust tegema, siis meil tulid palju tüdrukud turundust tegema, kes leidsidki, et kuule, see on nüüd täiega lahe, ma tahan ka proovida. Ja siis nad tulidki meil ülikoolis olles esimest korda võistlema. Siis nad saidki täpselt roosa nunnu roboti omale teha ja siis tulid nagu sellega võistlema. Siis näiteks kui nad oleks mujal kuskil võistlema tahtnud tulla, siis neil ei olekski olnud mingit nagu võimalust, sest nad oleks automaatselt tänu vanusele pidanud olema siis juba a la Jaanisugustega, kes on 15+ aastat nagu tegelenud sellega. Ja siis me oleme just üritanud nagu vanuse asemel arvestada nende robotite taset, et see julgustaks ka just nagu hiljemas nagu vanuses tulla võistlema. Et me kõik ei pea alustama 10-aastaselt sellega, selleks, et midagi nagu teha, et meil tore oleks võistlustel. Et veel homme alustada või täna isegi ei ole tegelikult veel hilja. et meil aega, me veel jõuame? Me jõuame. Jõuate mõelda ka veel natuke selle peale, siis ka on aega. Kui keeruline on seda esimest robotit ehitada ja kui kallis see hobi üldse on, nii see roboti enda ehitus kui ka see hobi üleüldiselt, et kas see on nagu pigem niisugune kallimapoolne hobi või? No, eks see nii mõnestki muust hobist on kindlasti nagu kallim, aga samas eks need hinnad olenevalt ka roboti tasemest, et sa võid teha roboti, ma ütleks 100 euriga saaks isegi tegelikult kindlasti nagu tehtud, nüüd sul jääb mingi varu veel nagu sisse. Ja siis, kui me räägime nendest kõrgemate klassi robotitest, ma arvan, et üle 700-800 on need robotid. Mõned on kindlasti teinud üle 1000, oleneb, kus maal sul endal see piir jookseb, et palju sa oled nõus sinna alla panema, sest sa võid matta sinna nagu lõputult seda raha. Mis materjalist nagu need robotid väljaspoolt koosnevad? Põhiliselt tundub nagu vist äkki plastik, kas ta on 3D prinditud? Ja päris paljud osad on 3D prinditud, et kellel mis nagu võimalused on, et 3D printimine on kõige lihtsam. Samas, kui ma eks siis pleksiklaasist lõigatakse neid välja, osad kasutavad ka metalli
et neil enamusel robotil nagu kaalupiirang, ehk siis tänu sellele on need suuresti nagu plastikust, sest plastik on lihtsalt nagu kergem teistest materjalidest. kas see kaalupiirang on siis selle klassipõhiselt või ta on üleüldiselt nagu võistluspõhine? Oleneb võistlusalast, näiteks Folk Race'is on 1 kilo. Jaan oskab äkki täpsustada, mis sumodes need kaalupiirangud on. Lego sumos on ka tavaliselt 1 kilogramm, siis on megasumo, kus on 3 kilogrammi, niisugused suuremad sumorobotid, kus matšid kestavad tavaliselt võib-olla sekund, 2, võib-olla mõnikord pool sekundit, et sellised hästi kiired joone järgi, et seal on vastupidi, kaalupiirang on, aga seal sa tahad just hästi kergeks robotit teha, et eesmärk on just nagu saada parim aeg kirja. No eks Folk Race'is on ka kaal võib-olla on kasulik siis, kui sa teiste robotitega kokku satud, aga samas, kui sul on kerge robot, saad sa palju kiiremini sõita, et seal on selliseid plusse ja miinuseid. Kas nendel robotitel on nimed ka või nad on numbrite järgi on võistlustel? Ma tean, et nii palju, kui ma olen küll teistel aladel võistlenud, siis nendel aladel on see, et sulle on antud mingi võistlusnumber. Aga kas nad käivad ka numbri järgi või neil on nimed? Tegelikult on nagu mõlemad, et enamus ajast võistlusel registreerides sa saad ikkagi numbri, et meil nagu korraldajatel oleks lihtsam seda arvestust pidada. Aga tegelikult ikkagi meil kõigil on enamus ajast robotitel nimed olemas, mille järgi me kasutame seda ja kui näiteks meil ka siis õhtujuhid või päevajuhid võistlustel on, siis nemad kasutavad ka ikkagi pigem nagu nimesid robotitele, et see number jääb pigem korraldajatele lihtsalt, et aru saada, et kes kus millal võistleb. Mis selle konkreetse roboti nimi näiteks on? Selle konkreetse roboti nimi on meil Tank Destruction. See nimi on peamiselt tulnud sellest, et tal on väga suur suund ennast võistluse jooksul ära lammutada, et ta sõidab seintesse, siis vahel kukuvad rattad alt ära, et temaga juhtub igal võistlusel siukeseid ootamatuid sündmuseid alati. Et on olnud võistluseid, kus, ma ei tea, viimase raundi ajal juhtub midagi anduritega ja siis ta lõpetab lihtsalt seinas otse sõites, teine raund sõidab ilusti, aga ma ei tea, viimase ringi 10 sekundi seal, kui 10 sekundit on veel raundi lõpuni, siis ühel hetkel lihtsalt ratas veereb alt ära ja ta sõidab 3 ratta peal edasi, et selle robotiga juhtub alati midagi. No, meil on kõik robotid nagu tank algusega, sest need on nagu hästi-hästi suured, sest kui me alustasime nii suurte robotite tegemist, siis enamus robotid olid nagu palju-palju pisemad, need hakatigi siis nagu tankideks kutsuma. Ja siis ongi, et kas on Tank Destruction või Tank Proto, et see oli nagu esimene prototüüp, siis oli ma nagu. Aga kuidas teie mõlema esimesel robotil üldse läks, mis te ehitasite ja võistlustel läksite näiteks? Kas teil oli midagi esimesest võistlusest näiteks sükest meeldejäävat? Minul on hea kogemus sellega, aga ma kindlasti ei ole see standard, kuna ma tegin nagu esimese roboti täitsa nagu ise alles mis oli 2 aastat tagasi või? 1,5 aastat tagasi, ja aga ma olin näinud, kuidas Jaan oli teinud seda juba eelnevad 6 aastat, nii et see kindlasti siis nende standard ei ole, aga ei. Mul läks hästi, ma tegin seda 3 nädalavahetust ja esimesel võistlusel sain esimese koha sellega kohe. Aga see oli sellepärast, et kõik teised panid strateegiaga mööda ja keegi ei näinud minu robotis konkurenti üldsegi. Need on need kõige salakavalamad. Ja kõik kaklesid oma vahel ja siis ta lihtsalt tuli vaikselt sealt kuskilt palju aeglasemalt kui teised, aga ja see uus tuli ja vaata, kes kõik mõtlevad, et kindlasti see niikuinii on esimest korda ei oska midagi ja siis on see, et kus ja see täpselt nii läks, kes me keegi ei arvanud, et see nii lõpeb, ma ise ei arvanud ka, et sealt nii palju punkte tuleb tal üldse. Sest see oli ju väga hea üllatus selles suhtes. Ja väga tore motivatsioon oli peale seda ka nagu edasi tagada sellega. Andis seda, et see on minu ala. Läks hästi, teen veel. Tavaliselt jah, nende finaali võistlusraundidega sinna satuvad kokku need kõige tugevamad robotid. Seal siis, kui sa oled eelnevalt juba vaadanud, kuidas teised robotid sõidavad, siis hakatakse kiiruseid või mingeid muid parameetreid juurde kruttima. Mida ei tasu teha. Jah, et mõnikord krutitakse kiirust juurde, aga robot muutub ebastabiilsemaks, hakkab rohkem ringi keerama, ta ei saa neid täisringe sõidetud, mille eest punkte saab. Et mõnikord on mõistlikum jätta see sama baaskiirus
aeglasemaks, ta sõidab küll ringi aeglasemalt, aga ta sõidab stabiilsemalt. No see on kõigile alati soovitus, et kui sa enne võistlust ikkagi sa timmid ära, et nagu mis need parameetrid sul nagu on selleks, et sõidaks nagu hästi. Usalda neid. Ja siis, kui sa juba finaali jõuad ja tundub, et kõik sõidavad nii palju paremini ja kiiremini, see oli ikkagi põhjus, miks sa selle nagu konfiguratsiooni tegid just sellise, nagu see on. Ja see on jah kõige nagu tavalisem asi, et kui siin võistlusteised on ka kommenteerinud, et sul sõidavad kõik robotid kuni veel poolfinaalideni hästi, siis sa vaatad seda finaali ja mõtled, issand, kuidas need robotid sinna said. Sellepärast, et nagu noh, ma saan muidugi narru, tahad ju nagu võita, siis juba tekib see nagu närvikõti niimoodi sealt ja ei peagi see närv vastu ja siis rikudki tihti ise endale ära selle võistluse. ja kui me juba võitmisest räägime, siis mis võiks olla näiteks teil mõne masina supervõime? Kui te saaks vabalt valida, mis ta teha saaks? Sõitku läbi seinade, nii et ei lõhu ära ennast. See vist oleks väga kasulik, eriti selle puhul. Jah, sest no see viimane võistlus, kus ta siin ennast lammutas väga palju, see oli nii tore. Sa jõuad nagu finaali 3 robotiga ja siis on kõik robotid on täiesti katki. No vähemalt sai finaali vist tehtud, ei või? Jah. See on kõige tähtsam, et noh, pärast tuleb üles ehitada, aga milline oleks teie unistuste Folk Race'i rada ja kas te saate selle raja sedasi, et noh, enne kui võistlus hakkab, et kas te saate selle rajaga läbi käia enda robotiga näiteks või see on täiesti üllatus, kui te sinna... Tavaliselt võistluse alguses saab nagu testida ja ma arvan, meie see unistuste rada tuleks pigem vist korraldaja vaatest, selline rada, mis on lihtne transportida, läheks ilusti kokku ka ja ei hakkaks lagunema keset võistlust. Et robotid ei ole siis ainsad, mis lagunevad, jah? Ja, no me oleme käinud väga palju välismaal võistlustel tänu sellele ideid saanud ka sellest, et kuidas välismaal need radasid tehakse, aga Lätis näiteks olid need robotid ka palju madalamad ja kergemad üldse nagu tüübilt, seal ei tehtud nii suuri nagu roboteid. Need seinad ei olnud ette nähtud selleks, et tank seal sõidab. Me oleme vähemalt 2 võistlusalal sõitnud seina maha sealt, kaasa arvatud ükskord ka suuremal võistlusel, mis oli messialas, kus ümber oli palju rahvast, see robot sõitis sealt otse publikusse. Nii et see jääb alati meelde, kuidas me siis kõik jooksime sellele robotile järgi, et seda kätte saada. Need seinad peavad korralikud siiski olema. Aga maailma mastaabis on ta siis siuke populaarne sport ikkagi? Või selline võistlus? Suures pildes nagu küll, sest noh, Euroopas on suures pildes hakanud täpselt välja jääma tänu sellele, et noh, kuna kõik võistlused kolivad nagu ära, aga me võtame ikkagi sellised suured nagu võistlused, kus me räägime juba, et tuleb sul 3000 robotit, 5000 robotit, siis seal tavaliselt näiteks Folk Race on ikkagi olemas. Ja see on see üks vaheldus kõikvõimalike teistele sumodele ja mingi battlebotid või kõik, kus 2 robotit nüüd võitavad oma vahel, et see on tegelikult tore vaheldus sellele. Ehk siis närve küll söövad need robotid, aga tegelikult on ju võistlustel ka ikkagi päris lõbus kohati. Võistlustel on kindlasti lõbus, jah. Küll aga kui midagi läheb katki, siis tuleb päris korralik närv sisse ja käed värisevad parandades ja eriti kui on vähe aega, et see on selline üsna tavaline vaatepilt. Kes jookseb ja otsib kruvikeerajat ja kes tahab kiirelt kuskilt superattacki või muud liimi, et mingeid osasid vahepeal kokku liimida, et andurid peal püsiksid ja kes tuleb teibirulliga, et tõmmata kiirelt kuskilt kaablit kinni ja see on täiesti tavaline vaatepilt võistlustel, jah. Aga kui te nendel välismaistel võistlustel näiteks käite, kas ta siis pigem on selline, et igaüks on selles mõttes enda eest, et ei suhtle üldse konkurentidega või pigem see on ka see, et te leiate sealt endale selliseid lahedaid tutvusi või sõpru või selliseid, kuidas ta pigem... Meil on ikka täitsa nagu kommuun tekkinud. Võib-olla meil on näidanud ka see, et kui me käime hästi palju Lätis võistlema, sest Eestis ei olnud võistlusi, siis need lätlased on harjunud juba, et jälle need eestlased sealt Tallinnast tulevad. Jälle need samad. Ja siis me nagu... No seal on... Lätis tehakse hästi vähe just Folk Race, sest need on nagu muud alad nagu populaarsed tänu. Selline on hea meel, et me sinna tuleme, sest me tekitame neil osalejad juurde, võib aitame ka seda populaarsust just tõsta. Sest muidugi need võistlusel möödavad, et 3 robotit seal jälle sõidab, ei tekita väga sellist soovi seal kõrval nagu seista vaadata võib-olla seda. Aga siis seal on ka täitsa nagu tekikad inimesed, kelle me koos suhtleme, kui nad korraldavad ise võistlusi, siis me saame ka võistluste korraldamise koha pealt nendega suhelda ja mingi nõu pidada. Aga kui te võistlustel käite, kas te olete kuidagi tiimiga või igaüks enda eest või selle ühe roboti taga on nagu mitu inimest?
tavaliselt me käime, vähemalt enda meeskonnaga me käime 3 võistlustel, osad käivad ka üksinda, aga selline, no ütleme, 2-3 inimest on täiesti tavaline tiimis, et tavaliselt igaüks võtabki endale mingi kindla rolli roboti ehitamisel, et üks vastutab mehaanika eest, teine elektroonika eest ja 3 siis tarkvara eest, et kuidas see robot seal raja peal lõpuks käitub. Et meil on jah, tiimis natuke teisiti need rollid ära jaotatud, mina vastutan mehaanika elektroonika eest, Johanna aitab ka elektroonika ja tarkvaraga ja siis meil on tiimis veel 3 tarkvaraarendaja. Ja noh, Johanna tegeleb ka sotsmeediaga, kui me kuskil võistlustel käime, et siis saab ka seda natukene kajastada. Ma arvan, see tiimimanager, ma vastutan selle eest, et nad jõuaks õigel ajal võistlustele, et nad päeva jooksul midagigi sööks ja nad enne finaali ei keeraks oma konfiguratsiooni pekki, ma ähvardan need arvutid ära võtta alati selle jaoks. Sa oled nagu tiimi ema siis. Jah. Et kui hakkama ei saa, et siis tuleb ema ja võtab arvutid käest ja keeld on peal. Vähemalt korra olen pidanud seda tegema neilt, sest alati keegi tuleb võistluspäeva hommikul. Mul tuli väga hea mõte, mida teha. Ei, need jäävad järgmiseks korraks. Ärme täna rakenda kõiki häid mõtteid. Täna ei katseta. Muidugi ei ole esimene kord, kus me ei oleks 30 sekundit enne võistluse algust mingeid olulisi muudatusi koodi viinud, mida me ei ole jõudnud katsetada enne võistluse algust, et neid juhtumeid on ka tulnud ette. Kas te olete õppinud vähemalt nendest? Võib-olla. See ei kõlanud palju töötavalt. See kõlab nagu mul väga palju tööd tulemas veel. Järgmine kord uuesti. Viis sa lihtsalt ei tea, et nad on neid muutusi sisse viinud, et salaja teevad kuskil. Ma olen hakanud jälgima seda meie tarkvara arendajat, et kas tal on arvuti näpus. Aga muidugi ma on hea, et meil on nagu hästi sarnaseid roboteid nagu mitu, et siis ühel katsetadki ja siis nagu teisi ei puudu nagu selle koha pealt, et see annab kindlasti nagu palju kaasa, et paljud ongi ainult ühe robotiga, et siis sul on nagu palju keerulisem, sest sa ei saa lihtsalt katsetada neid erinevaid variante. Kas siis on see, et kui mul on näiteks see robot kaasas ja mõni teine robot, et siis ma võin valida, et kumma ma neist raja peale panen parasjagu või? Otseselt mitte, et sul nende stardijärjekorrad asjad pannakse ikkagi nagu paika, et kui sa seal kohapeal nagu ütled, et jaa, okei, ma ikkagi võistlen nagu mõlemaga. Aga see vahepeal annab lihtsalt selle variatsiooni, et nagu saad natukene katsetada, vahest pead võib-olla ühte robotit natuke nagu ohverdama, et teedki selle otsuse, et okei, ma nüüd proovin seda mingit teistsugust konfiguratsiooni, sest teisel robotil on läinud väga hästi. Ja näiteks on lootus, et ta saab finaali ja siis sa juba mõnes varasemas raundis mõne robotiga, kes pole eriti punkte kogunud, proovidki siis juba nagu neid erinevaid variante nagu läbi, mida saaks siis finaalis kasutada. Või siis teine variant, kuna meil on hästi palju sarnaseid roboteid, samad mootorid, samad andurid, sama kood, siis sa pead kasutama erinevaid konfiguratsioone, sest muidu nad sõidavad stardist alates täpselt samamoodi, nad üritavad seda sama trajektoori jahtida. Ja mis juhtub on see, et kui nad üritavad sama trajektoori jahtida, siis nad hakkavad üksteise vastu võitlema. Enda robotite puhul ei ole see väga hea variant, sellepärast, et kui nad üksteisega kogu aeg kaklevad, siis nad ise ei saa kumbki punkte ja annavad võimaluse vastastele või siis vastasrobotitele head skoori teenida. Ja siis me vahest ka otsustanud, et okei, võtame selle enda ühe roboti nüüd siit nagu maha, et teisel robotil rohkem punkte vaja saada, et nagu ärme siis ise vähemalt nagu takista seda. Väga. Ta on mingil määral selline strateegiasport ka, et sa pead jälgima, mis teised teevad ja samas siis tegema ise õigeid valikuid, aga sa ei tea kunagi, mis see õige valik on. Et kui stressis see konkurent praegu seal arvuti taga on või mitte? Arvuti taga nad võib-olla isegi, raundide vahel on, aga pigem on võistluse ajal, et kuna paljudel võistlustel on ka luba tõsta robot tagasi starti, kui sa näed, et ta teeb mingeid lollusi. Robotid siis kaotavad selle arvelt 1 punkti, aga tagasi pannes sul tekib võimalus, et sa saad, ma ei tea, paremat trajektoori õiget pidi ringe sõita ja nii edasi. Aga seal ongi see teema, et kui teine robot sõidab tagurpidi ringe, saab mingitki skoori, siis see tekitab nagu vastases selle stressi, et kuidas need punktid nüüd jagunema hakkavad. Siis hakatakse just üle mõtlema, et tihti ongi see, et kui sa juba ühe korra tõstad tagasi, siis nagu sa jäädki nagu tagasi tõstma, et ega sa sellega rikud üldsegi tulemuse ära, et oleks palju parem tulemus, kui oleks lasknud selle robotil lihtsalt sõita. Samas osad võistlused on ka läinud seda just, et nad ei lase niisama nagu tagasi tõsta, et tagasi saab tõsta ainult siis, kui robot on nagu näiteks täiesti kinni jäänud või midagi sellist, et just selleks, et seda nii-öelda strateegiat kaoks sealt võib-olla natukene nagu ära ja jääks pigem just see, et võidabki siis kõige paremini sõitev nagu robot, mitte see, kellel oli kõige parem strateegia.
kas siis see on lubatud, et robot üldse tagurpidi sõidab? Et siis ei pea võtma maha seda sealt raja pealt? Jaa, sest varasemalt see ei olnud lubatud, veel mõned aastad tagasi oli niimoodi, et või noh, sa ei pidanud maha võtma, aga sa ei saanud punkte lihtsalt selle eest. Ehk tihti sul võis olla robot, kes sõidab väga hästi, aga kui ta keeras näiteks kuskil alguses kohe ümber, ta võis kärutada neid ringe palju rohkem, aga kuna sõid tagurpidi, siis ta saigi 0 punkti. Täitsa veel nagu 10 aastat tagasi miinuspunkte vist isegi selle eest. Aga noh, nüüd on see läinud nagu pigem selle pealt, noh, okei, ta sõitis valaspidi, aga ta sõitis siiski. Et nüüd on see liikunud vähemalt Baltikumis ja Skandinaavias selles suunas, et õigetpidi ringid annavad 2 punkti ja siis valetpidi sõitud ring annab 1 punkti. Sest noh, ringi ta ikkagi sõidab, aga peaks teistpidi lihtsalt sõitma. Kas neil on mingi kindel ringide arv, mis nad peavad siis sõitma? Ei ole. Pigem on ajapiirang ainult, et Eestis on pigem 3 minutit ja näiteks Lätis on 2 minutit, et siis nii palju ringe kui 2 minuti jooksul saab. Ehk siis kiiruse peale tehniliselt? Jah. Pluss siis takistused? Jah, ja kõige hullemad takistused on vastase robotid, sest need on dünaamilised. Sa ei tea kunagi, kus nad asetsevad. Sellest ei saa üle sõita, jah? Saab. Olete sõitnud või? Korduvalt. Kogemata, mõnikord. Aga iga kord kogemata, sest me kunagi ei sihi nagu kellegi teise robotitega. Me oleme pidanud tegema ka robotidisainis arvestused, et sa vahest sõidad kellegi robotist üle ja ka enda roboti peal mingid lisa kaitsevariandid, mingid katted asjad peale selleks, et teised sõidavad ka üle vahepeal. Eriti nüüd, kui see järjest rohkem hakatakse tegema kõrgemaid ja suuremaid roboteid, siis see ülesõitmine muutub nagu järjest tavalisemaks, kus me vahepeal mõtlesime, et mina korraldana vaadates võistlust tekkis tunne, et ma panen selle klassi nimeks romuralli ja tõstan nad kõik eraldi arvestusse, sest sõitku siis üksteisest üles, vahepeal nagu kahju, kui keegi laps tuleb väikse robotiga kuskilt Võrust, sõidab kohale Tallinnasse, siis tal sõidetakse stardis enam-vähem robotist üle, sest noh, vahest see robot jääb terveks, on kõik okei. Ja kui sõidad näiteks anduritel on millegile otsa, siis roboti võistluspäev võibki seal samas nagu läbi saada. Ja võib-olla isegi ei anna nagu parandada mingeid asju, et peadki nagu mingid uued jupid täitsa ostma. No aga tehniliselt Folk Race ongi ju tulenenud Rootsi romurallist. Jaa, aga nagu siis teeme nagu eraldi arvestuse teile, kes te tahate seda õiget nagu romurallit ikkagi. Aga ma näen, et teil on need juhtmed ja mingisugused plaadid siin väljas, et kas need katate kinni kuidagi võistluste ajal või need jäävadki seda asja? See ei ole nagu see, et kui vastane sinna pihta läheb, et siis võib midagi töökorrast ära minna või? Jah, juhtmed tehniliselt oleks küll hea kinni katta, sest kui keegi nendesse juhtmetesse sisse sõidab ja need katki lähevad, siis see robot enam niimoodi hästi sõita enam ei saa, sest ta ei saa kuskilt andmeid, et kus need seinad või takistused parasjagu asetsevad. Küll aga need plaadid, mis selle roboti peal seal ees välja tolknevad, neid kõiki ei saa kinni katta, sest osadest ta peab saatma signaale välja ja vastu võtma, et isegi kui tahaks, siis ei saa kõiki andureid niimoodi kaitsta, et hea oleks, aga ei ole võimalik. Aeg-ajalt hoiad siis hinge kinni, kui sa tead ise, et sul on mingid asjad kallimad, mida sa ei saa kinni katta, aga sa tead, kui peale sõidetakse, siis nad lähevad katki. Ja siis natuke palvetad seal raja ääres, kui keegi hakkab sinna otsa sõitma, et ikka täitsa anduri peale ei sõidaks. Kas teil on sellist olukorda ka olnud, et näete näiteks vastaste robotit ja teate, et noh, see võib, vaatate seda robotit ja siis, et issand, kui see nüüd meie oma pihta läheb, siis on küll jama ju. Pigem on vastupidi viimasel ajal olnud, et teised ei taha meiega võistelda, sest kui sul on pisike robot ja see jääb meie suurele tangile ette, siis see tank sõidab lihtsalt sellest teisest robotist üle või läbi. Eks see on ka tulnud vajaduspõhiselt, et varem nagu ikka oli seda. Ja siis oligi, et vaatad, et sinu robot peab siis nagu suurem ja tugevam olema ja siis sa teed selle natuke suuremaks ja siis teine tuleb võistlusele, vaatab, et kuule, see robot on suurem, tugevam, ma pean ka suuremaks tegema ja siis hakkas niimoodi järjest nagu muutuma. Ja siis tuligi tank. Jah, alguses oligi, et võib-olla tegime neid pisemaid ja kiiremaid ja kergemaid roboteid, aga siis ühel hetkel vaatad jälle, keegi sõidab otsa, mingi asi läheb katki ja siis nagu iga kord arendad nagu seda robotit tugevamaks selle jaoks, et sa ei pea nii palju teda parandama. Et see parandamise vajadus meil iga võistlusega aina väheneb. Muidu tarisime jube palju kogu aeg tööriistu ja varuosasid kaasa, siis iga korraga, kui me võistlustel käime, siis nüüd on kogu aeg lisavarustuse kaasa tarimine vähemaks jäänud.
okei, tõesti on jah mingid erandid, aga Rootsis, kus meil mingid rattad tulid kõigil alt ära ja nii edasi, aga seal oli ka rada selline, et seal ei oleks pääsnud mitte ükski arendus, et seal lihtsalt, kuna see on ju Rootsi võistlus ja Rootsi romuralli, siis ütleksid, et see rada ilmselt vastas rohkem nagu sellele, kuidas see päriselt nagu romurallis oleks ja siis mitte ükski arendus ei olnud valmis selleks, kui palju see raputas lihtsalt nagu roboteid ja see robotid ikkagi mõeldud nagu sõitmiseks, mitte see, et keegi raputab seda seal kõrval. aga kui kuulajates ka keegi ei tea, mis see Rootsi romuralli on, siis kuidas te selle kokku võtaksite? Et kui see on sealt suures pildis tulnud? No Rootsi romuralli on iseenesest selline muldkattega rajal autode võidusõit, ehk siis kõik pannakse stardis ühele joonele ja siis sõidetakse niisugeste vanade katkiste autodega ja võidab see, kes kõige viimasena rajale jääb. Ja seal piirdeid kuskil ei ole. Robotite jaoks on muidugi tehtud rajale seinale piirded ette või niisugused seinad või piirded selle jaoks, et robotitel oleks mille alusel nagu sul raja peal püsida, muidu oleks suhteliselt keeruline. Aga jah, Rootsi romurallil sul on vanad niisugused tuunitud autod ja võidab see, kes viimasena rajale jääb. See eesmärk ongi suht katki sõita teised autod, et sinu oma oleks viimane terve. Tänu millele me üritame mitte seda robotite folk race'i nagu üle tuua. Kuigi lätlastel on ka tekkinud mõte, et me arutamegi nendega seda, et äkki meil tuleb ka mitte küll päris katki sõitmise nagu võistlus, aga just selline sama stiilis, et panemegi kõik robotid korraga sinna sõitma ja vaatame, et kes ikka kauem nagu sõidab. Aga sealt peab veel mõtlema, kui realistlik see üldse on nagu robootikasse üle tuua. Me rääkisime sellest, et palju selle roboti ehitamine võib maksma minna, aga kui te ütlete, et see robot suudab ennast ise hävitada selle raja peal, palju ta parandamine maksma läheb? Kas neid on üldse mõtet parandada või tegelikult oleks mõttekam uus teha lihtsalt? No kere tuleks iga mingi aja tagant ilmselt nagu uus printida, aga enamus jupid saab ikkagi sealt nagu üle tõsta, et ta lõhub ennast küll palju, aga enamus ajast see lõhkumine ala, kas sul tuleb, ma ei tea, käigukast mingi asi sealt lahti, tuleb ratas nagu lahti, et sa saad ikkagi ära parandada, kinni keerata selle. Kuidagi ikka perioodiliselt kindlasti lähevad ka seal mingid asjad katki, mis nagu ei ole võimalik ära parandada. Muidugi andurid need teine asi, et kui kõige otsa ei sõida, siis nagu idee poolest need kestavad kaua. Aga kui on juba mingid suuremad, kas seintesse sisse sõitmised või otsa sõitmised, et siis peab ka mõelda, et nagu äkki on mõistlik miski välja vahetada. Jah, senikaua kuni emaplaat, elektroonika, andurid, rattad, käigukastid, asjad katki ei lähe, senikaua tegelikult peab see robot päris hästi vastu ja väga palju parandamiskulu ei teki. Tegelikult kere ongi, kõik nagu need just 3D prinditud jupid on see, mis see peamine kulu on. Kas ta sõidab akude peal või patareide peal või kui kaua tal nagu see üks sõiduaeg siis on umbes? See konkreetne robot sõidab meil liitiumpolümeer aku peal ja tal sõiduaeg on niisugune 5-6 minutit maksimaalselt selle ühe aku pealt, mis tähendab seda, et kuna me sõidame selle 1-3-minutilise raundiga juba põhimõtteliselt pool selle aku mahutavusest tühjaks, siis me vahetame peale igat raundi akusid. Ehk siis meil on tehtud sellised pisikesed akumoodulid, et torkame kiirelt robotile külje pealt sisse ja on aku vahetatud. Okei, tundub põnev. Nagu sahtled on pataljad. Just. See on ka eesmärk, et kuna raundide vahe on hästi lühike, tavaliselt on 2 minutit, et siis on väga keeruline tihti saad seda akut teisiti vahetada. Et kes selle kuhugi kas rohkem nagu roboti sisse panema, siis nad peavad mingid asju isegi lahti võtma, et selleks, et seda vahetada. Ja samas osadel on ka strateegia just, et kui on hästi väiksed kerged robotid, siis on väga nagu akut ei kulu sealt ja siis neil ongi see arvestus, et nad ei pea seda vahetama. Ja siis näiteks Robotics International, kui üks maailma suurimaid võistlusi, folk race'i finaali klassis see robot, mis oleks kindla peale pidanud võitma, sellel sai aku tühjaks. Ja nad olid arvestanud, nad ei pea seda vahetama ja kui seda oli vaja vahetada, siis kulus nii palju aega, et see uus aku sealt saada, et esikoht läks sealt juba minema. See võiks küll päris masendav olla nende jaoks. Ja samas mõtetega on inimestega, kes on kindlasti 20 aastat, ma arvan, tegelenud, kui robootikaga ilmselt nagu rohkem, aga folk race'is me juba teame neid nagu väga-väga pikalt, et siis mõtled, et kas see on siis tõesti esimene kord, kus see nagu juhtuda võib nii suurel nagu võistlusel ka veel, et nad ei olnud nagu arvestanud üldse sellega, et see võimalus võib neil olla.
kellelgi vähemasti oli siis hea päev, et vaatas, et kindel võitja kodus eest ära, minul oli võimalus. Samamoodi on ka võistlusraundide vahel on hästi oluline ka selline nii-öelda boksipeatus, et kuna selle 2 minuti jooksul me tavaliselt rattaid ei jõua vahetada, siis me teeme rehvipuhastust kas või nende riideharjadega või rullikutega, mida sa saad suvalisest toidupoest ka osta, et ma ei tea, koerakarvu või asju riiete pealt maha puhastada, nendega me puhastame ka rehve, et robotitel oleks siis parem haakuvus rajapinnasega, muidu kui rattad lähevad sõites mustaks, siis ega sul väga hea sõita ei ole, et hakkab kurvides libisema, mägedest üles ei saa, et igasugused probleemid tekivad. See on teine huvitav asi, millega sa pead võistlusele arvestama, et näiteks eelvoorudes tihti ongi, et rada on nagu must, isegi kui sa käid mingi harjaasjadega üle see tolmegi, kes jääb ikka nagu sinna peale, et siis sa pead nagu rehve puhastama ja siis sa jõuad kuhugi finaali poole, kus sul on juba roboteid sõitnud päevaeksuse peal nii palju, et siis jälle vastupidi rada nii puhas, et siis sa ei tasu jälle nagu rehve puhastada, sest muidu jälle vastupidi ei ole see haakuvus sama, millega sa oled arvestanud. Ehk siis palju asju, millele tuleb tähelepanu pöörata. Meil on olemas endal mingid tabelid ja asjad juba valmis tehtud, et kui me testime neid asju, me paneks kirja, et meil jääks nagu meelde ka, et siis kui mingid tingimused muutuvad, et kuidas me tavaliselt mingite tingimustega oleme teinud. Muidugi hiljuti oli meil väga selline huvitav kogemus, kui me käisime Lätis üle-eelmine nädal käisime võistlemas, siis oli meil võistlus hoopis välitingimustes, ehk siis õues, ehk siis rada pandi välja püsti, aga kuna meie robotid peamiselt kasutavad infrapunaandureid, siis ka päike eritab infrapunavalgust välja ja selle tõttu kellegi robotid ei töötanud päris nii, nagu need peaksid. Ehk siis kõik üritasid saada enda robotit mingisse konfiguratsiooni, et nad üldse kuidagi liiguksid seal. Testimine lõppes kell 12 päeval. Päike on ühe koha peal. Võistleme mõne robotiga kell 3. Päike absoluutselt ei ole enam selle koha peal ja selle nurga alt, aga ma mõtlesin, et mis me siin testisime, pikalt panime konfiguratsioonid kõik paika, mis enam-vähem siis nagu sõidaks ja siis võistlusolukorras saad aru, et need tingimused on juba muutunud. No samas see on pigem ka nagu erandlik olukord, et ikkagi enamusest nagu õues ei tehtud, nagu tegu oli suure linnafestivali raames toimuva nagu võistlusega, et siis see toodigi just õue, et nagu jõuaks see publik nagu sinna ka. Aga kuidas teil läks seal? Läks pigem hästi või halvasti võrreldes sellega, et olud tulid nagu järsult ja ei olnud arvestanud sellega, et võib-olla peab õues sõitma? No me läksime 4 robotiga, starti jõudis 3, sest üks ei saanud nende päikesetingimuste tõttu absoluutselt raja peal sõidetud. 3 me saime mingi konfiguratsiooni paika, nad said sõidetud, aga mitte just väga ideaalselt. Ja lõppude lõpuks finaali me jõudsime 2 robotiga vist. Ja minust küll. Ja poodiumile 1. Ja me saime teise koha, et selle kohta lõpuks läks nagu hästi, aga see oli just üks koht, kus oli hästi pingeline nagu võistlus, see nagu hooaja lõpp, et kogu hooaeg on nagu hästi läinud ja siis kuidas see võimalik nagu on, et vahepeal tekib see ahastus, et nagu aastaid arendad seda asja, sa lähed mingile võistlusele, mitte miski ei tööta ja siis on selline, et kuidas see võimalik on. No vähemalt 1 jõudsite poodiumile. Ja selline tore meeldiv üllatus seal lõpus. Me peame ise ka vist minema järgmine kord seda võistlust vaatama. Ma arvan küll, et peate teada andma, kui võistlused tulevad siis. Ja kutsume teid siis oktoobri lõpus, novembri alguses Jõhvi kaasa. Me seekord korraldame 1 võistlusega Jõhvis. Meil on... Läheme. Paneme, bookime kuupäevad kinni endal, kui need välja tulevad üks kord. On sul midagi lisada? Või on teil midagi, mis te soovite kuulajatele öelda? Võib-olla mõnele, kes tahaks liituda? Ei oskagi niimoodi kahene öelda. Aga kel huvi on, siis kindlasti uurige erinevaid võimalusi ja ärge kartke ka hiljem alustada. Ja teie poole võib ka pöörduda, kui kellelgi huvi on. Joo, saab kirjutada, saab vaadata folkrace.estonia. Sinna on ilmselt kõige lihtsam ühendust võtta. Folkrace Estonia Instagrami lehelt saab ühendust ja folkrace.ee lehelt saab täpsemat infot meie võistluse kohta.
on midagi lisada? Aga tõmbame siis otsad kokku ja suur aitäh, et tulite! aitäh, et kutsusite! aitäh!